tere ilusat teisipäeva hommikut. Me unustasime ennast Eleriga siin täitsa lobisema ja oligi täna meil taimer ainult 1 minut. nii et ootame, et inimesed siia kogunevad. tervita meid, anna teada, kus sa meid täna kuulad. minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja igal teisipäeva hommikul kell 10 grupis veebikooli ettevõtjatele viime läbi tegutsemisampse, et iga ettevõtja saaks midagi enda jaoks ära teha. Ja täna on mul külas Eleri Altmäe, kes on jurist ja juriste on meil ikka väga vaja siin ettevõtluses ja teda oled kindlasti näinud ka varasemastest veebikooli õpiampsudest ja me mõtlesime, et peaksime rääkima lähemalt natukene töölepingust. tere tulemast, Eleri! tere, väga tore jälle siin olla, rääkida, teile tarkusi jagada. Ma mõtlesin jah, et ma olen nii palju erinevaid lepinguteemasid juba käsitlenud veebikoolis, et seekord võtakski selle minu nii-öelda põhitegevusala, ongi töölepingud, töölepingute korrastamine, mis seal sees peab olema, et võtaks selle nagu noh, tegelikult poole tunniga suht kiirelt läbi. ja ega jah, mul ei olegi midagi lisada, et ma olen jurist, abikaasa, 3 lapse ema, ma olen väga tegus ja siis mul ongi missiooniks siis teadlikkust tõsta õigusteemadel, et noh, tööõigus ongi nagu täpselt sihuke minu kirg, et ma olen üle 10 aasta seal sees olnud ja need tulevad sihuke hästi-hästi sujuvalt, need teemad. ja siis sa oled ju ka praktik, et nii pikk periood, et sa oled ikka kõigega just. kindlasti kokku puutunud. ja just igasuguseid asju näeb ja ei ole ainult näiteks töötaja kaitseks, et ka tööandja kaitseks ongi väikeettevõtted, et nagu igat külge olen vaadanud ja sees olnud, et sihuke oskan niimoodi nagu üldist pilti vaadata, et kumbki pool liiga ei saaks, et sihukest noh, mulle meeldibki sihuke ennetav lähenemine, sihuke lahenduste leidmine, kompromissid, et mulle väga ei meeldi selline stiil, et lähme nüüd vaidlema, et ma pigem üritangi nagu asju lahendada, ennetada, sellepärast ongi see töölepingust rääkimine ka, noh, läheb ka sinna kategooriasse, et vaatame üle, et mis seal peaks olema, et juhul, kui läheb asi hapuks või suusad risti, et siis sa tead, et see leping kaitseb sind, et sul on nagu kõik vajalik on sees olemas. ma arvan, et see kõige olulisem ongi see just ennetus, nagu sa välja tõid, et kes tahaks just, tegelikult ikkagist vaielda, et see on just. ajakulu, ressursikulu, närvikulu. ja ega see, noh, ma arvan, et kõige hullem ongi see, et sinna läheb hästi palju närvi ja läheb aega. et kui iseennast kaitsta ei oska, siis on ka see esinduskulu sealjuures on ju, et see on nagu lihtsalt, see on hästi ebameeldiv protsess, et isegi kui ma käin nendes vaidlustes, siis need vaidlused on ebameeldivad ka mulle, sest ma olen ka sihuke et ma tahan hästi nagu noh, lahendada neid tülisid, et ma ei taha nagu vaielda või teist poolt rünnata, et mis tal kõik nüüd valesti oli, et see on nagu sihuke, pole päris minu stiil, aga no kui vaja, ma käin vaidlustes, aga üldiselt need on nagu ka ikkagist päris hästi ära lahenenud, et ei ole nagu mingit suurt raksu sealt tulnud. seda on hea kuulda. ja võid anda kommentaarides teada ka, et kas sinul on näiteks enda tiim, et kus sa oled võtnud kedagi tööle lepinguga, et kindlasti on väga-väga kasulik kamps, mida täna Ileri hakkab meile lähemalt rääkima. et siin ma jagan siis vahepeal ekraani äkki, panekski desktopi. nüüd te peaksite vist kõike nägema, mis mul siin arvutis toimub. näeme keskel, et on töölepingu põhi. just, see on see kõige tähtsam dokument, ma tegin ilusti desktopi täna puhtaks, sest mul on alati miljon faili siin, siis ei ole see, et ma hakkan siin lihtsalt otsima et on kohe siht silme ees, mis faili avada. aga ma mõtlesingi, et see slaidi nagu show või nagu see jääks kuidagi liiga tuimaks täna, et ma näitangi reaalselt töölepingut teile, missugune on minu koostatud põhi, et mis ma olen siin aja jooksul täiendanud. et äh, et mulle meeldib siia üles logosid toppida, et kui keegi tuleb minu juurde, küsib, et kuule, vaata mu tööleping üle, siis mulle meeldib nagu visuaalselt ka lepingud ilusaks teha, see on lihtsalt nagu sihuke, meeldib mudida neid asju. aga ma ei tea, ma hakkan siia otsast pihta äkki, võtame järjest. Noh, kõige alguses ilmselgelt poolte andmed, mida ma hästi paljudes töölepingutes näen, ongi see, et pannakse küll siia töötaja nimi ja siis isikukood, aga ei kirjutata nagu kontaktandmeid ja nagu üldse isegi lepingu lõpus ei ole kontaktandmeid. et tegelikult oleks hea, kui nad saaksid kirja, sest et kui midagi on, siis sul on kohe siit lepingust see info võtta, sa noh, tead, kus su leping on, sa lähed lepingusse, võtad kohe näiteks emaili aadressi või telefoni, et sa ei pea kuskilt meilidest otsima hakkama, et kus ta oma kontaktandmed kirjutas. Äh, siis
kirjutatakse siia ka, et millal töösuhe algab. ja teine asi, mis on noh, põhimõtteliselt ka sama, et millal staaži arvestatakse. et tegelikult võivad need olla kaks erinevat kuupäeva. see näiteks olenebki sellest, et kui sul on varem olnud tähtajaline leping ja sa teed järgmise otsa, siis see staaži algus on nii-öelda sellest esimese lepingu algusest. et siia võib näiteks panna, et asub noh, oletame 3 kuud hiljem tööle, aga see staaži algus on noh, varasem kuupäev. et seda on eelkõige siis vaja näiteks, et oletame, et kui töötaja on sul pikka aega olnud ja läheb koondamiseks ja siis tal on vaja näidata, et kuulata, aga mul ennem noh, tegelikult oli 2 järjestikust lepingut ja tegelikult staaž on mul juba varasemalt, aga noh, ei ole seotud konkreetselt selle viimase lepingu sõlmimise kuupäevaga. et need kuupäevad tegelikult on olulised lepingus. et märgitakse ära ka siis, et kas on tähtajatu leping või tähtajaline, et ma olen mõlemad variandid olen siia sisse jätnud. ja nüüd, mis seadusemuudatusega tuli 2022, oli see, et ei piisa enam sellest, kui te kirjutate, et kas rakendatakse katseaega või mitte. Te peate kirjutama, et mis see kestus on ja mis on katse eesmärk. et mul on siin suhteliselt üldiselt praegu kirja pandud, et noh, nagu tavaliselt katse ajal on, et teadmised, oskused, isikuomadused, et kas vastavad selle töö iseloomule ja et kas ta saab hakkama tööga. ja siis tuli seadusemuudatusega ka see, et kui sa oled näiteks puhkusel või siis haiguslehel, siis katseaeg tegelikult peatub ja, ja see lükkab nii-öelda seda katseaega edasi. et sellepärast ei soovitata panna ka lepingusse kirja, et katseaeg lõpeb konkreetsel kuupäeval. see teeb nagu tööandjale endale kahju, sest oletame, et kui sa paned katseajaks 4 kuud ja 2 kuud sellest on töötaja juba haiguslehel ja sa paned konkreetse kuupäeva, et 4 kuu pärast ongi lõpp, siis sa peadki selle 2 kuu jooksul nagu hindama teda. aga kui sa seda konkreetselt nagu lõppu ei pane, siis sa saad seda katseperioodi pikendada ja see kaitseb ka tööandjat selles mõttes, et siis sul on lihtsam seda lepingut lihtsalt lõpetada, kui sa näed, et töötaja ei sobi sulle. et ma seda nagu kindlalt fikseeritud kuupäeva ma ei soovita panna enam lepingusse. muidugi, mida täpsemaks sa selle eesmärgi siia kirjutad, seda rohkem see sind kaitseb. ja see võiks ka nagu lepingus olla, et töötaja saaks aru, mis on tema eesmärk katse ajal, näiteks, et mis ülesanded ta peab omandama või näiteks mis, ma ei tea, taseme kuskil töö juures, et mida täpsemalt tegelikult sa neid tingimusi siia paned, seda parem. et noh, see siit edasi on standard, et ta on ametikohal, siis mis on hästi paljudes põhjades, on see, et pannakse põhiülesanded kirja ja siis on ametijuhend juures. et tegelikult ma olen hästi paljudel koolitustel ka käinud tööõigusega seonduvalt ja kõik räägivad ühest suust, et see ametijuhend on niisugune nagu stagna-aegne dokument, et kunagi oligi lihtsalt leping pluss ametijuhend, et ta oli niisugune nagu, see ametijuhendi vorm on nagu niisugune Vene ajast kuidagi meile üle kandunud ja ta lihtsalt on sinna jäänud kuidagi külge. aga kui, kui on soovi näiteks töölepingu puhul, siis sa võid kõik tööülesanded järjest siia ka panna, et seda ei pea kartma, et tööleping läheb liiga pikaks või et lohisevaks, sest et mida detailsemalt sul on siin asjad reguleeritud, seda parem ongi, seda vähem vaidluseid sul tekib. Tööülesannete täitmise kontroll. hästi palju ma olen näinud, et kirjutatakse lihtsalt tööandja, aga tegelikult võiks olla täpsemalt, et kas otsene ülemus või juhatuse liige või kes konkreetselt siis töötaja tööülesandeid kontrollib. et neid lepingupõhjasid nagu nii üldiseks ka nüüd ei saa jätta, et vahetame lihtsalt nimed ja paneme allkirjad alla, et peab natukene kaasa mõtlema, et mis rakendub konkreetselt sellele töötajale. et muidu on noh, vaidlused on lihtsalt kerged tulema, kui on nagu väga üldised tingimused. siin on standardkinnitus. siis üks koht, mida ma näen ka, tekitab probleeme. töölepingus võiks olla kirjas, et kus saab töötaja erinevate juhendite ja töö sisekorra eeskirjadega tutvuda. et et ma olen näinud lihtsalt, et näiteks tööandja juures, aga tegelikult võiks nagu täpsemalt olla, et kas kuskil kontoris või on mingi ladu või on mingi laoriiul kuskil, kus seda dokumenti hoitakse või siis hästi paljud tänapäeval kasutavad üldse neid pilvel olevaid dokumente, et võib-olla mingi see nagu viide siia panna, et on see enda süsteem ja siis noh, mis kaustas näiteks, et see on ka nagu oluline info, et töötaja teaks, kuskohast ta saab infot kätte. tööülesannete täitmise asukohaks peab olema vähemalt vald või linn, et
ma olen näinud siin, kus pannakse Eesti, et kui on väga liikuv töö, aga noh, siiski peaks valla või linna täpsusega seal olema. et seal hakkavad juba mängima rolli nagu see, et kas, et kuhu töötajat võib siis saata tööülesannete tegemiseks. ja lähetus samamoodi, osad jätavad ka lähetuse klausli sisse. et lähetusel tuleb ka siis ettevaatlik olla nendega, kellel on väikelapsed. et kui on alla 3-aastast last kasvatav töötaja, siis temalt sa pead küsima nõusolekut, et nõusolekut ta lähetusse saata ei saa. ja tööaja suhtes on, et siin saab kirjutada siis, et kas on osalise tööajaga töö. vabandust, mul tuli pisikene tuli korraks juttu rääkima. ja ühesõnaga, et töötaja saab tööle asuda kas siis osalise tööajaga, siia täpsemalt kirjutatakse ka, et mis koht see on, kas 0,5 kohta või 0,25 kohta ja kirjutatakse normtunnid ka ja, või siis täistööajaga, aga et noh, see tuleks ikkagi siia kirjutada. Mis nüüd muutumas on, see on värske info ja praegu käivad eelnõu lugemised, on see, et varsti saab siia kirjutada ka muutuvtunni kokkuleppeid, ehk siis sa saad kirjutada näiteks, et tööajaks on 10 kuni 40 tundi. see tähendab, et 10 tundi sa pead kindlasti tagama ja siis ülejäänud 30 tundi sa võid juurde anda töötajale, võid mitte juurde anda ja need on siis pärast 1,2-kordselt pead tasustama. aga see on alles nagu lugemise juures ja see ongi eelkõige siuksed nagu hästi paindliku tööajaga, noh, kohvikud on mul esimene, mis nagu pähe kohe tuleb, et seal on nagu sihuke hästi muutuv koormus. Äh, tööpäevasisesed vaheajad samamoodi, et kas sa siis määrad ametijuhendiga ära või on sul konkreetselt töögraafikus, sul on ajad kirjas, et ma räägin, siin on väga palju täpsustusi. mis nüüd graafikuga töö puhul kohustuslikuks muutus, on see, et töölepingusse tuleb märkida siis, millal graafik saadetakse. et sa pead ütlema, kas sa saadad 10 päeva enne või 5 päeva enne. ma olen näinud praktikas ka, et 2 päeva saadetakse enne uut kuud uued graafikud ja sa peaksid ka juurde kirjutama sinna, et kuidas saab seda tööaja graafikut muuta, et näiteks töötaja avaldab soovi, tööandja kinnitab ja kirjalikult käib see vestlus või siis ongi, et, äh, et töötaja peab teise kolleegiga näiteks läbi rääkima, et see on nagu hästi sihuke spetsiifiline, et siia nagu väga head üldsõnastust ei saa kirjutada, et te peategi läbi mõtlema, et kuidas saab graafikut muuta, mis siis, kui keegi jääb haigeks, et kuidas need nagu asendused hakkavad toimima, et kas tööandja saab nagu ühepoolselt neid graafiku muudatusi pakkuda. et see peab olema nagu hästi reguleeritud siin ja kohustuslikuks muutus ka see, et ületunnitöö klausel pannakse sisse, et töötaja saaks aru, et tegelikult esmalt tuleks ületunnitöö tasustada või noh, talle tuleks anda vaba aega selle asemel, et tasustada. ja ainult siis, kui pooled on kokku leppinud, siis pooleteistkordselt siis rahaliselt. aga et noh, see klausel peab nüüd sees olema, et töötaja saaks aru, et tal on sellel õigus. töötasu tekitab ka siiani väga paljudes ettevõtetes probleeme just selles osas, et osades lepingutes siiamaani on netokirjas ja netot ei tohi olla kirjas, et seadus ütleb, et brutotöötasu peab siin olema, ehk siis tasu, kust lähevad veel maksud maha. ja see on sellepärast, et kõikidel võivad maksud nii erinevad olla, et kes seal noh, pensionisambad ka ju läksid astmeliseks, et on 2%, 4%, 6%. samamoodi, et kas sa kasutad seda maksuvaba osa või sa ei kasuta maksuvaba osa, et see kõik mõjutab seda ju, kui palju sa kätte saad. ja selleks, et oleks nagu tööandjal niisugune läbipaistev nagu skeem, siis noh, ta peab lihtsalt panema sinna brutotasusid, sest et see, kuidas iga inimene raha kätte saab sealt, see on ju väga varieeruv, erinev. et noh, mõned armastavad sisse panna ka seda pärast katseaega, on ju, et näiteks katseajal on üks tasu ja pärast katseaega teine tasu. ja siis, kui see brutotöötasu on väiksem kui miinimumtasu, siis tuleb juurde kirjutada ka see kinnitus, et vähemalt siis Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäär tagatakse. et seda ma olen näinud ka, kuidas ettevõtjad saavad ettekirjutusi sel teemal Tööinspektsioonilt. ja see läheb ka siin tavalise standardina, et on lisatasud, mis nüüd juurde tuli, on see 4.3 minu lepingus. et sa pead
konkreetselt lahti kirjutama, et millised maksud lähevad töötasust maha. et mina olen kasutanud niisugust tabelivormi, minu arust see oli seal tööelu.ee lehel kättesaadav, et kuskilt ma selle tabeli võtsin, ise ma seda koostanud ei ole et see oligi neile pandud sinna, et nad, et noh, saaks mugavalt lihtsalt, et ümber kopida. aga et inimene saaks aru, missugused maksud temalt töötasult kinni peetakse ja miks, et siin ongi nagu, et mis selle rahaga nagu edasi tehakse ja kes seda raha saab, et noh, meil siin Maksu- ja Tolliamet võtab kõik tasud ilusti endale. ja sularaha maksmisi ma ka enam põhimõtteliselt ma ei ole praktikas üldse näinud, et kõik on arveldusarvele ja noh, kuupäevad veebki erinevad, kas 10., 15., osadel on 5. kuupäev, et noh, see on kokkuleppe küsimus. Siis töötaja ja tööandja kohustuste osast ma vist läheksin suht kiiruga üle. siin on lihtsalt niisugused standardkinnitused, et heausklikult käituma ja et ei kahjustaks tööandjat ja hoiduma tegevustest, mis kahjustab ja teatama esimesest võimalusest, kui läheb haiguslehele, et kõik niisugused üldkinnitused. et ma olen näinud siin et üks tööandja pani ka mingi eriklausli siia, et kui töötaja soovib võtta vaba aega, et siis ta peab eelnevalt selle tööandjaga läbi rääkima, et kui ta just nagu tööajast soovib kuskil ära käia, et mis ei ole seotud ka näiteks arsti või notari juures käimisega, selleks on töötajal tegelikult õigus, aga mingid muud käimised, et mis ei lähe nagu siukse tavalise käimise alla, et siis oli see ka siia kuskil juurde pandud. ja mida ma hästi paljudes tööandjate põhjades näen, on see, et töötajate kohustuse nimekiri on no mingi, noh, ongi 12 punkti või 20 punkti, aga mitte kunagi ei ole tööandja kohustusi kirja pandud. et ongi mingi üks näiteks, et ma ei tea, maksab palka sulle või et lubab sind tööle kuskile, aga nagu kõik. ja siis töötajad vaatavadki seda lepingut niimoodi, et see on nagu hästi tööandja poole kaldu, et kuigi isegi kui neid asju ei ole siin lepingus kirjas, siis tegelikult seaduses on need kirjas, et isegi kui töötaja tunneb, et see on kuidagi noh, tööandja poole kaldu, et see kaitseb teda rohkem, siis seadus kaitseb ka, et isegi kui lepingus kirjas ei ole, siis seaduses on punktid olemas. aga sellegipoolest, et nagu leping tunduks rohkem tasakaalus, siis noh, mina soovitan samamoodi ka tööandja kohustusi kirja panna, et ei tunduks kõik see nii ühepoolne. Siis, mis juurde veel tuli, on see, et kui tööandja pakub koolitusi, siis võiks olla ka koolituste punkt sees. et näiteks, mis tingimustel võib üldse koolitusele minna, et kas töötaja ise otsib või tööandja pakub või kuidas nad arutavad seda, et kas üldse saab koolitusele, et kõik see, noh, see on ka suht sihuke üldsõnaliselt mul koostatud siia, aga et see punkt võiks ka sees olla ja see võiks kindlasti olla niimoodi, et kui sa ühele töötajale pakud koolitust, siis sa ei saa kindlasti teha erandit teistele töötajatele, et ma nüüd ühele pakun, teistele ei paku, et muidu rakendub kohe võrdväärse kohtlemise paragrahv ja sa võid saada endalt sealt selle diskrimineerimise kuidagi kaela et miks sa ühele töötajale pakud, teisele ei paku. et see punkt tuleb ka läbi mõelda, et kas sa saad pakkuda kõigile või sa ei saa pakkuda kõigile. et kui sa ei saa, siis noh, pigem see punkt välja jätta, et see ei ole kohustuslik, mis nagu tööandja peab tagama sulle, et see on nagu niisugune kokkuleppe küsimus. Siis puhkuse osas tuli ka muudatusi, et noh, see on standard, et siin pannakse kirja, et mitu päeva on puhkust, et noh, tavaliselt on 28, osalise töövõimega on meil 35 päeva ja siis haridusasutuse töötajad on ju veel pikema puhkusega, et see lihtsalt lepingusse ära kirjutada. mis nüüd juurde tuli, on see, et tuleb kirja panna täpsemalt, kuidas koostatakse ajakava, mis kuupäevaks koostatakse ajakava ja siis töötajale rohkem nagu selgitama seda sisu, et mis aja eest antakse, millal ei anta, kui pikalt antakse, et tegelikult hästi palju töötajate seas just tekitab see osa probleemi, et nad tahavad 5 päeva võtta, aga tööandja ütleb, et seadus ei kohusta teda. tegelikult on õige ka, tööandja ei pea andma sulle puhkust, mis on lühem kui 7 päeva, aga siis on lepingusse tavaliselt pandud kas üksikkokkuleppeid sisse, et kokkuleppel tööandjaga võib olla vähem kui 7 päeva. ja teine punkt, mis siia juurde veel tuli seadusemuudatusega, on see, et peab nüüd töötajale välja tooma lisapuhkused.
väga paljud töötajad ei olnud üldse teadlikudki, et seadus pakub mingisuguseid lisapuhkuseid. Et jah, need põhiliigid olid nagu teada, et ema-isapuhkus ja vanemapuhkus on ju ja lapsepäevad, aga näiteks, et tasustamata lapsepuhkust tohib võtta või hoolduspuhkust või et õppepuhkust, siiamaani tekitab palju küsimusi. Või siis, et tasemeõpet soovid lõpetada, saad veel lisapuhkust sellega seonduvalt, et noh, see on näiteks eraldi on õppepuhkus, aga kui sa lähed näiteks eksameid tegema, siis eksamite jaoks sa saad veel lisa 15 päeva võtta. Ja kui sa lähed kooli sisseastumiseksamit tegema, siis see on nagu noh, kokkuleppel, aga sul on õigus neid võtta. Ja noh, siia ma olen kirjutanud ka, et kui noh, võtab mehe tööle, siis noh, ilmselgelt emapuhkust ei kasuta, onju. et siis selle emapuhkuse võtab maha. Ja siis nagu teistpidi ka, et võtad naise tööle, siis isapuhkuse võtad tabelist maha, aga noh, ma olen siia kõik nagu kokku koondanud niimoodi. Ja praegu vist puhkuste kestuse osas ei olegi muutuseid olnud, et siin nüüd hiljuti oli see, et lapsehoolduspuhkus muutus vanemapuhkuseks ja tuli juurde emapuhkus ja isapuhkus. ennem oli rasedus- ja sünnituspuhkus ja üldse nagu see üleminekuperiood on hästi paljude nendest vanadest terminitest kinni ka ja siis üritadki aru saada, et kui klient tuleb rääkima nendel teemadel, et millist liiki ta nüüd täpselt mõtleb oma küsimuses. aga need peavad ka juba lepingus sees olema. Siis hästi palju kõneainet tekitab konsultatsioonides varaline vastutus ja ärisaladus. Et varaline vastutus on selline, et noh, töötaja ikka vastutab ju, kui ta näiteks lõhub midagi, kui ta rikub midagi, et sa saad ikkagist tema käest seda raha nõuda, aga siis on nagu eraldi paragrahvid, et see ei ole ainult siis töölepingu paragrahvid ei rakendu, vaid seal ongi võlaõigusseadus ja no ühesõnaga, et loogiline on, et kui inimene on kahju tekitanud, siis sa saad ju kahju tekitamise eest temalt ju nõuda raha. Aga see ei tohi kindlasti olla niimoodi, et sa lihtsalt tuimalt pealt töötasust talt kinni, et peab olema alati kokkulepe, tal peab olema nõusolek, et sa annad või et sa tohid üldse kinni pidada. ja varalise vastutuse juures siin on välja toodud paragrahv 75. see on selline, et kui sa teed eraldi kokkuleppe materiaalse vastutuse osas, näiteks et sa tahad äh, ilma nagu mingi põhjuseta, noh, oletame, et hakkabki varaliselt vastutama 300 euro eest. kui ta lõhub midagi ära, siis sa võid temalt selle 300 eurot kinni pidada. et seal on nagu selline konkreetne kokkulepe, aga seal peavad eraldi tingimused täidetud olema ja seal on üks tingimusteks on see, et sa pead talle sellest eraldi nagu hüvitist maksma. et oletame, et sa maksad talle 10 eurot kuus, et kui midagi juhtub, siis sa saad 300 talt kinni pidada. et praktikas ma näen, et seda nagu väga ei kasutata, sest et tööandjad väga ei taha hüvitist maksta selle eest, et kindlasti ei ole nagu selline kokkulepe kehtiv, kus on kirjutatud, et see hüvitis on töötasu sees, see peab olema niimoodi, et töötasu pluss hüvitis. ja siis ärisaladuse osas hästi hea on, kui te kirjutate detailselt, et milline teave siis loetakse ärisaladuseks, et kindlasti ei saa olla see avalik teave. et pigem ongi nagu mingid ettevõttesisesed dokumendid, kuidas võib-olla oma hinda arvutatakse, millised on ma ei tea, töötajate tasustamise skeemid, asjad, et kõik sihuke nagu sisedokumentatsioon saab lugeda ärisaladuseks. et see on tegelikult suht nagu sihuke hea tava, et nendest asjadest ei räägita, aga ma soovitan siiski lepingusse sisse panna, sest et kui midagi juhtub ja kui räägitakse ja kui lekitakse seda infot, siis on võimalik leppetrahvi selle eest nõuda ja siis see töötaja nii-öelda vastutama panna. Siis konkurentsipiirang on ka hästi standardina on ta niimoodi, et kui leping kehtib, siis sa ei tohi mujale tööle minna. et see on nagu niisugune pädev kokkulepe. kus nüüd eksitakse, on see, et kui tööleping läbi saab, et siis pannakse konkurentsipiirang veel edasi ja ilma, et tööandja siis maksaks hüvitist ja vot see kokkulepe enam ei kehti. kui tööandja soovib, et konkurentsipiirang rakenduks ka pärast lepingu lõppemist, siis ta peab sulle hüvitist maksma et, et see ei saa olla ka näiteks noh, ma ei tea, 100 eurot kuus või midagi, sest et ta reaalselt võtab töötaja ju tööturult ära ja ta peab siis tasuma mõistlikku tasu ja ma olen näinud isegi sihuke 80–90% töötasust, et põhimõtteliselt maksabki sulle täispalga, et see kuskile ei läheks. aga noh, samamoodi, kuna tööandjad väga ei taha seda hüvitist maksta, siis seda väga praktikas ei rakendata. et siin on lihtsalt need klauslid mul välja toodud, niisugune see võiks enam-vähem välja näha.
Nüüd, mis hästi paljudest on puudu ja mida ma olen näinud, on see isikuandmete töötlemine ja kaitse. Et meil see andmekaitseseadus on päris palju nahka teinud et sellega on nii palju mingeid lisasätteid ja asju juurde tulnud ja siis see GDPR samamoodi, et lihtsalt inimestelt peab nõusolekut küsima, et noh, samamoodi näiteks kui ma endal lihtsalt võtan näitena, et hakkasid mulle vahepeal see Telia hakkas ju kirjutama, et nüüd on mingi isikuandmete töötlemine, anna enda nõusolek ja siis iga aasta tagant nad seda uuendavad ja küsivad jälle mingit nõusolekut, aga see ongi sellepärast, et see seadus lihtsalt on selline, et sa pead inimese luba küsima, et sa tohid tema andmeid töödelda. Ja töölepingutesse siis rakendub ka seesama põhimõte, et sa lihtsalt, sa pead töötajale selgitama, missuguseid isikuandmeid temaga seonduvalt sa siis töötled, miks sa töötled, kaua sa töötled, et siin on mul ka toodud suht sihuke kompaktne tegelikult nimekiri, et noh, näiteks ongi see, et selleks, et töö- ja puhkeaega arvestada või näiteks raamatupidamises samamoodi, et sulle palka arvestada, kui on töövahendeid vaja tellida või kui on vormirõivaid, et siis nagu tööandja võib sult ka riiete suurust küsida või jalanõude suurust küsida, et need kõik on tegelikult isikuandmed. ja, ja siis siin on ka näiteks sisekommunikatsioon või turundus, et näiteks kui pildid, videod tehakse, et kas tohib kasutada või ei tohi kasutada, et selleks sa pead andma nõusoleku. Et muidu tegelikult tööandja ei tohiks kasutada ilma sinu loata mingisuguseid pilte ja videosid. Et igal ajal võid sa selle nõusoleku muidugi tagasi võtta, aga siis tuleb arvestada sellega, et kui juba on avaldatud mingeid pilte ja videosid, et siis nagu tagasiulatuvalt on ähm, noh, natuke äärmuslik küsida siis tööandja käest, et kuule, nüüd hakka kodulehelt pilte ja videosid kustutama. Et need, mis on juba välja lastud sinu nõusoleku põhjal, et siis need ikkagist jäävad, aga nagu pärast seda nõusoleku tagasivõtmist, siis noh, siis nad lihtsalt ei pane sinuga seonduvaid pilte üles näiteks. Et siin on jah, kõik need kinnitused ja samamoodi, et see isikuandmed on ju maksude deklareerimiseks ja tasumiseks, et kõik, mis ongi nagu sinu andmete töötlemisega seonduv, et mida ettevõte näiteks igapäevaselt teeb, et selline kinnitus võiks siin sees olla. nüüd me hakkame suht lõppu jõudma. mul ongi vist äkki mingi 7 või 8 lehekülge see leping pikk. Muude tingimuste all on siin niisugused hästi standardid, aga mis nüüd juurde tuli, ma tõstsin selle lepingu lõppu endal, see võib ka eespool olla, et peaasi, et ta lepingus oleks, on see, et töötajale tuleb selgitada, kuidas võib lepingut lõpetada, millistel alustel võib lepingut lõpetada, kustkohast ta selle info leiaks. Et hästi paljud on lihtsalt pannud viiteid noh, üldisemalt näiteks, ma ei tea, töölepingu seaduse mingi, ma ei tea, mis numbri jaos seal need asjad on, aga ma isiklikult eelistan ja soovitan, et natuke täpsemalt, et kui töötaja soovib seda infot leida, et ta näeb siin seda paragrahvi viidet, ta oskab seadust otsida ja siis ta läheb, vaatab. et siin on noh, oluliselt lihtsalt välja toodud, et katse ajal on see 15-päevane ette teavitamine, et töötaja võib erakorraliselt öelda siis päevapealt ja tööandja peab siis põhjendama erakorralist ülesütlemist, et see ei ole nii, et ta lihtsalt ütleb üles ja mitte midagi ei ütle. Ja mida ma soovitan märkida, on ka see, et kuidas ülesütlemine teie ettevõttes käib, et kas peab paberil esitama, noh, see on juba ajast arust, tavaliselt keegi paberil ei nõua või siis näiteks personalijuhi meilile või siis juhataja meilile või siis noh, vahet ei ole, kuhu meilile, peaasi, et tööandjani jõuaks. Et selle võiks ka nagu märkida, et oleks üheselt arusaadav, et kui töötaja näiteks soovib töölepingut lõpetada, et kuhu ta siis selleks avalduse peab tegema. ja siis siin ma soovitan just tööandjatele, et kui tekivad vaidlused, siis tavaliselt sinna avaldusse märgitakse, et kas lahendatakse asja siis töötaja elukoha järgi või siis tööandja elukoha järgi. kui te panete lepingusse täpsemalt sisse, et oletame, et firma asub Tartus, et kõik vaidlused siis on Tartu töövaidluskomisjonis ja töötaja allkirjastab selle, siis ta ei saagi tegelikult mujale pöörduda. et oletame, et töötaja elab Tallinnas, aga käib Tartus tööl ja kui temal peaks nüüd mingi vaidlus tulema, ta esitab enda elukoha järgi, tahab minna Tallinna töövaidluskomisjoni, aga noh, ettevõtjal on ju mugavam enda elukoha järgi käia või enda tegutsemise aadressi järgi. et siis ma soovitan ka seda tegelikult lepingus juba ennetavalt reguleerida. et muidugi see ei ole töötaja jaoks soodne versioon, eriti kui ta eemal elab. aga see on nagu just nagu tööandjale sihuke mõttekoht.
et muidugi sinna ei pea täpsustama, võib ükskõik mis töövaidluskomisjonis, sest et tänapäeval on need istungid muutunud ka selliseks, et sa ei pea reaalselt kohale sõitma, et sa saad videokõnes seal olla, enda seisukohad esitada. et selles suhtes on hästi paindlikuks kõik muutunud. ja siin lõpus on ka siuksed tavapärased kinnitused ja enam-vähem sihuke see leping mul siis välja näeb. sai kiiresti läbi vuratud. Meil on üks küsimus ka, Külli küsib, et ta on kuulnud, et tööleping peaks mahtuma 1 kuni 2 lehekülje peale, et ainult põhiasjad ja ülejäänud tuua välja ametijuhendis. kas see ei vasta tõele? ma ise isiklikult küll ei tea, et oleks mingi piirmaht sellele, et kui pikk peab tööleping olema, et sellega ma olen nõus, et kui sulle visatakse ette niisugune 7 lehekülge lepingut, et siis seda on nagu päris keeruline läbi töödelda, aga jällegist nii palju, kui ma olen koolitustel käinud, siis absoluutselt kõik samamoodi ühest suust kinnitavad, et mida täpsemalt ära reguleerite, et päris nii ei ole jah vaja, et sa võtad copy-paste mingit seaduse paragrahve lased, aga mingid tingimused on siiski seaduse järgi nüüd vaja lepingusse panna ja kuna neid tuli nüüd juurde, siis lepingud lihtsalt paratamatult muutuvad pikemaks. jah, mulle nii meeldis see ka, mis sa tõid välja, et kui sa näiteks pakud koolitusi, kui sa paned lepingusse, siis sa pead teistele ka tagama seda, et see on natuke sarnane ka raamatupidamisega, näiteks selle tervisekulutustega, et mis on 400 eurot ühes aastas, et sa ei saa teha nii, et sa ainult ühele just, töötajale või iseendale juhatuse liikmena hüvitad tervisekulutusi, et kui endale või kellelegi töötajale, siis pead sa kõigile seda pakkuma selles ulatuses, mis sa siis teed, et sa ei pea 400, võid ka 200 hüvitada, aga et siis kõigile, et see oli hästi-hästi oluline punkt, mis sa välja tõid. just. et see tuli jah, sinna jah, võrdse kohtlemise põhimõtted on seaduses seal suht alguses, kas ta ongi mingi paragrahv 2 või 3, aga jah, see toodi sisse, et ongi nagu see, et sa ei teeks vahet töötajatel, et üks saab näo järgi, teine ei saa näo järgi. Ja kuidas nüüd, Eleri, on sellega, et kui keegi tunneb, et tegelikult päris palju asju tuleb läbi käia, et vältida seda töövaidlust, et kas sinu käest saaks ka konsultatsiooni, et käiagi läbi, et näiteks mul tuleb töötajad, mis on need punktid, mis on olulised minu töökohal välja tuua, et oleks kõik korrektselt vormistatud, et võimalikult vähendada seda töövaidluse. muidugi. see ongi üks põhilistest konsultatsioonidest mul viimasel ajal, millega ma tegelen. minu poole saab pöörduda, me saame koos lepingu üle vaadata. Te saate mulle selle sisendi anda, et näiteks, mis ülesanded on, mis ta teeb. ma vaatan näiteks, kui on teil vana põhi olemas, ma vaatan selle üle või siis hea meelega müün enda lepingu põhja edasi. et ma aitangi nagu teil vastavalt nagu teie töökohale seda asja nagu paika panna ja samamoodi olen ma ka töötajate jaoks olemas, et kui neil on vaja võib-olla konsultatsiooni, et mida üks või teine lepingupunkt tähendab ja tegelikult tööandjale samamoodi, et mida see üks või teine lepingupunkt tähendab. jah, et mõlemad pooled saavad tegelikult sinu poole pöörduda, et näiteks, et just, antakse leping ette, et kas siin on ikkagi vist kõik korrektne, sest et kui sa lähed alles tööle, siis on tõesti neid seaduse punkte nii palju ja üks asi on neid sealt lugeda, teine asi neid tõlgendada, mis see taga tähendab tegelikult, just, et et nii hea, mida kui see keegi konkreetne aitab. punkt tähendab, sest et tegelikult ma olen nõus, et nad on suht raskelt sõnastatud ja eriti kui sa nagu seadusest otse loed, nad on suht keeruliselt sõnastatud, et võib-olla vahepeal ongi sul vaja seda inimest, kes natuke lihtsamalt aitab seda asja selgitada ja mõtestada. just täpselt, et muidu hakka ise seda juriidikat taga ajama, tegelikult ei saa tegelikult aru ka. et kõige lihtsam on võtta see konsultatsioon ja kõik, et oleks õigesti tehtud. ma jagasin siin sinu seda broneerimislehte ka, et Mhm. kes tunnevad huvi, et siis saavad võtta Eleriga ühendust ja vaadata asjadele otsa, et täpselt iseenda näite põhjal. just, väga hea. aitäh, aitäh, Heleri, et sa nii põhjalikult jälle meid harisid nii mõnigi punkt oli, mis oli uus, mis oli alles tulnud, et hästi-hästi põnev oli minul ka seda kuulata. ja kindlasti anna meile teada, kui sa hiljem järgi kuulad, sa kas kuulad Youtube'ist või vaatad siin Facebooki grupist, et kõik need õpiampsud Facebook kustutab ära 30 päeva jooksul, aga me oleme kõik laadinud veebikool Youtube'i kanalile ja Heleril on nii mõnigi õpiamps veel, mida kindlasti tasub kuulata. just. aitäh ja ilusat päeva jätku! ja aitäh, nägemist.